tere tulemast kuulama Raplamaa podcasti järjekordselt. Raplamaa podcast on meie YouTube'is, nagu te isegi saate näha praegu päris palju üleval, nii et saate kuulata küll ja veel, mis Raplamaal toimub ja kes siin elavad ja mis nad teevad. Spotify'st leiate ka Raplamaa sõnumite podcastid üles sellise lehe pealt nagu podcastid.ee ka, nii et head kuulamist, head eelmiste saadete kuulamist ja head tänase saate kuulamist. Raplamaaga oleme tuttavaks saanud siin inimesi pidi ja teemasi pidi ka ja tänu sellele podcastile oleme juba natukene selgeks saanud seda ka, mis Raplamaa partnerluskogu teeb ja mis asjad need liiderprojektid ja liidermeetmed on. Täna on ka pigem selline teema, kus me sellest räägime, kuidas siis liiderprojektid ja sellised ühistegemised on aidanud kogukondasid kuidagi natukene käima tõmmata ja elus hoida ja veel elavamaks teha. Nii et tänane teema on muuhulgas siis ka maapäev. See toimus 15-16 august Ida-Virumaal. Toimus juba päris mitmendat korda, 16. korda siis juba. Ja seal käis meie inimesi ka koha peal. Ja täna on siia koha peale tulnud 3 inimest. Alar Haabmaa, pikaajaline Raplamaa külaliikumise eestvedaja ja üle 20 aasta siis juba Suttlemaa külavanem. 25. 25. Tõsine märk ikka. Kaua veel? Parem mitte kaua. No need on nii, nad räägivad, kõik ma olen need inimesi näinud küll, kes ei tea rohkem, vist küll ei tea ja ikka läheb edasi. No jah, kui rahvas nõuab, me öeldakse, tark sõna ütleb nii. Hannes Vald, taaskord ja tervitada Raplamaa partnerluskogu pikaajaline juhatuse liige siis. No aitäh. Ja sina oled ka see, kes neid liidri kogukonna projekte taotleb ja eest veab ja oskab välja mõelda ja oskab kirjutada ka, nii et nendest me saame veel rääkida, eks ole. Ja Siim Kohari, ka Raplamaa partnerluskogu juhatuse liige, Kasvandu külavanem ja Kaiukandi aktiivne selline kogukonna eestvedaja. Tere sulle ka. Tervist. Kõigepealt siis räägime sellest maapäevast. Teema oli seal selline, et kuidas hoida Eesti külad ja kogukonnad elujõulisena ka järgmised 30 aastat. Teate selliste üldistavate teemapüstitustega seminaridel ja igasugustel nõjatamistel ma olen ka käinud. Ja neid korraldatakse erinevatel teemadel, eks ole, pealkirjad on sellised üldised ja üsna tihti kõik nagu niimoodi jääbki. Võiks ja peaks ja nii võiks ja nii ei peaks ja siis räägitakse see ilus teooria ära ja siis minnakse laiali ja ongi kõik. Rohkem sealt nagu midagi sisulist ei tule. See ei käi igasuguste seminaride kohta ja ma loodan, et see ei käi siis külade maapäeva kohta ka. Aga Alar, 13 korda oled juba maapäeval käinud. Sina peaksid teadma siis, mis seal toimub ja mis sisu sellel asjal on. Jah, täna võin nii öelda, et 13 korda olen käinud. No sisu, nii nagu sa juba ise mainisid, et on väga sellised üldistatavad ja kui päris aus olla, siis võetakse need deklaratsioonid seal vastu teise päeva lõpuks või lõunaks ja ma ei ole ühelgi korral saanud tagasisidet nagu eelmisest, et kas neid, mis me tõstatasime neid küsimusi seal hulganisti, kas neid on ka ellu viidud, kui palju on ellu viidud, kes neid on ellu viinud, mis selle jaoks on tehtud, seda kahjuks ei ole tehtud. Aga mis seal käid siis? Sa käid 13 korda seal juba käinud? Kuule, ilus on ilusaid inimesi näha ja tarku inimesi ja nendega vestelda ja tead, ma olen sellega nõus, et just see, et teemaks, eks ole, aga sa saad seal nii-öelda oma sugustega, kui nii võib öelda, saad seal kokku ja seal ühise laua taga, ma ei tea, kas kusagil restoranis või sööklas või kas või õues kusagil jalutades tekib vahel palju paremaid ideid ja mingisuguseid mõtteid, mis hakkavad oma elu elama üldse väljaspool seda maapäeva. Võib nii olla? Nii võib päris ausalt öelda, ega need kõige paremad nagu osad ongi õhtused simmanid, kus istutakse koos kõik see rahvaga ja ma ütleks, et ega rohkem saad omasid tundma kaugemal kui võõraid, sellepärast, et ega meil samamoodi ei ole omadega siin, ütleme Raplamaa külade mingeid selliseid ühiseid üritusi, kus saaks ka rääkida asjast, mis tõstatakse nii maa peal üles, kui meil endal on need küsimused.
vanasti, kui nii võib öelda, ei olnud seda probleemi, et mingisugust ühisüritust korraldada. Vähemalt mina lapsepõlvest küll mäletan, et kui ikka midagi toimus, siis toimus ikkagi korralikult ja mingid külade päevad toimusid ka, mis olid ikka väga suured sündmused, hommikust õhtuni võistlused ja rahvast oli paksult täis, rääkimata siis mingisugustest spordivõistlustest, mingisugustest maakonnamängudest ja igasugustest muudest toredatest ettevõtmistest, et inimesed nagu lihtsalt tulid, toodi kohale või nii-öelda buss tuli ette ja läheme nüüd ja kõik olid rahul, eks ole. Kas see nüüd huvitav ongi siis niimoodi, et enam nagu ei käida väga ja jääbki niimoodi? No ütlen, et meil näiteks oli eelmise aasta, meie külas oli 600 aasta vanuseks, samamoodi tegime suure ürituse, kus kutsusime kokku endiseid ja praeguseid külaelanikud ja sai omavahel muljetatud, tegime pika laua, kus said kõik oma söögid-joogid laua peale panna ja ühiselt maitsta naabri toitu ja tunda mõnu. Ja ega neid tänapäeval neid üritusi on, ütleme, harvemaks jäänud. Vanasti meil oli ka nii, et 25 aastat tagasi oli, ütleme, et suve jooksul oli 3-4 üritust vähemalt, kus oli rahvast palju, aga ütleme ausalt, et kui oli üritus, siis oli vähemalt 100. Täna on 25 aastat möödas, on poole vähem juba. Ja et Eestimaal on neid üritusi niivõrd palju, kõigil on autod tagumiku all, siis jõuab igale poole mujale, kus on võib-olla huvitavam või otsitakse istriimsusi, ma ei oska öelda. No seda peab küsima ürituste korraldajatelt ja kes seda kogukonna asja veavad, ehk siis Siim teab vist küll, kuidas need asjad käivad, et inimesed kokku saavad ja see ei ole päris nii, et ei ole võimalik ja kõik, et on ikkagi võimalik ja me saame sellest veel pärast rääkida, kuidas need asjad seal Kaiukandis toimuvad, miks teil toimub ja miks võib-olla mujal nii palju ei toimugi, eks ole, kui võrreldes mõne kohaga, kõik kohad on erinevad. Aga selle maapäeva juurde tagasi, ma ei olegi täpselt aru saanud, mis asi see siis on, kes mulle kõige paremini seletada oskab, mis sündmus see selline on ja miks see on? No mina nii nagu öeldud, et 13 korda olen seal käinud ja päris ausalt öelda, see on ikkagi selline suur üritus, kus tõesti üle Eesti saavad kõik maakonnad kokku ja delegatsioonid on ka ikkagi küladest suured jaolt ja tõesti on väga huvitav ka ütleme maakonna või mitte maakonna üle Eesti näha külasid ja kuidas nad toimivad ka mujal. Et see on põhimine. Ma saan aru, et ikka kirjelduses tavaliselt on, et tõstetakse probleeme, arutatakse, mis on valesti, arustatakse, kuidas üldse peaks ja kuidas ei peaks. Ja see, nagu kõlab nagu selline demotiveeriv hirmsasti, et kogu aeg kui kokku saadakse, siis peab ikka arutama selle üle, et mis kogu pahasti on, aga ma usu, et kõik kogu pahasti on, et mis te nagu leidnud olete seal maapäeval kas või koos, et mis tegelikult väga hästi on ja mis järjest paremaks läheb? No ütleme ausalt, et kõik see parem on ikkagi, et kui omad saavad oma asju korraldada niimoodi, et nad tunnevad ise rõõmu ja saavad pakkuda ka teistele rõõmu nendest üritustest ja koosviibimistest, nii et minu arust on ikkagi õppida sealt, et kus on ikka paremini ja läheb veel paremaks. Ja saame õppida Siimult, ma arvan, päris kindlasti. Sa oled seal hirmsasti müttad seal Kaiukandis. Ma näen igal pool, et mingid üritused on ja kui sul seal mingi üritus on, mitte sul, aga sinu kogukonnale, kellega te seal kõik seda eest veate, siis seal ikka kogu midagi toimub. Sa käisid ka maapäeval esimest korda siis? Jah, meil oli au ja rõõm käia esimest korda. Mulle jäi väga positiivne mulje selles maapäevast, et just see omavaheline kokkusaamine, nagu Alar ka ütles, et erinevad külad üle Eesti ja samamoodi üle maakonna, ja ütlen ausalt, väga palju uusi tutvusi ja väga palju uusi mõtteid ja see ongi see, mis annab sellele selle jõu. Palju seal veel, mis vanuses inimesed seal olid? Kas kõik olid nii-öelda Alari vanused ja rääkisid, kuidas vanasti kõik oli ja ei tea, mis nüüd saab või oli sinu vanused ka, kes võib-olla tulid siis mingi progressiivse ideega välja? Ikka väga erineva vanusega, et ma arvan, et 20-ndatest kuni meie delegatsiooni liige kõige vanem oli 94 või? 3. See kõlab hästi, eks ole, just, et erinevas vanuses on. Sa oled Alar nõus, et just praegusel momendil, eks ole, kui tundubki, et võib-olla see külaelu hakkab kuidagi, see kogukond kokkusaamine hakkab natuke nääbuma, et siis tulebki just vaadata nooremate hulka, kes võib-olla oskavad midagi paremat välja pakkuda.
see on täiesti õige, sellepärast et noor veri ja noored oskavad tänapäeva asjadega nagu rohkem olla kursis ja mõelda positiivsemalt võib-olla kui minu ealised, ütlen. Nii, ja mis seal siis maapäeval saadi kokku, tõstatati mingisuguseid probleeme, eks ole? Mis sealt siis välja võiks tuua, mis seal toimus? No seal oligi esimesel päeval saabumisel olid siis, võib nimetada vist erinevad töötoad, et olid antud siis igale ühele ette mingid teemad, meie teemablokk oli kopp. Ja siis me tegime siis, tegime läbi siis 3 erinevat kopi siis teemablokki, et üks oli siis, mis ta meil olid, üks oli kogukonnavaade, üks oli siis omavalitsuse vaade ja mis see 3. vaade ei tule enam meelde. Aga 3. vaade õnneks oli. ja siis ühesõnaga käisime selle läbi ja ma arvan, et sealt tuli jällegi üheskoos arutades Krabuliküla aktiivsete inimestega tuli väga häid mõtteid ja ma arvan, et need mõtted on sarnased, mis on nagu just äge, et ongi. Et sa oled ühest Eesti otsast, teisest Eesti otsast, aga mõtted on täiesti ühised, et see näitabki, et maainimesed saavad ühtemoodi aru ja tahavad ühtemoodi areneda. Saab siis nende mõtete pealt areneda ka või see jääb lihtsalt selliseks unistuseks, et maapäev saab läbi ja lähme kodudest tagasi? Ega üks areng on see, mis me anname välja ja paneme kuskile manifesti või paberile, aga teine areng on ju see isiklik areng ja kogukonnapoolne areng, et sa lähed nende mõtetega tagasi ja sa saad nagu omalt poolt sükast värsket infot võib-olla, mille peale pole ise tulnud, et see on ka areng, et see toob kogukonda nagu jälle energiat, uusi teadmisi ja samamoodi ka uusi tutvusi, läbi mida mina alati ütlen, et tänapäeva Eestis ei ole raha tähtis, on tähtis tutvus, eks. Et samamoodi on see ka, ma arvan, et küladel, et mida rohkem on sul tuttavaid naaberküladest või kas või üle Eesti teisest nurgast, et seda säravamaks sinu kogukond läheb. Eks me oleme Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskusega ka siin saadet teinud ja isegi olen tõstatanud selle teema nii-öelda, millele nad ka samamoodi vastasid. Eks siis ongi vaja käia ja nii-öelda nõjatumas ka vahest ja tikuvõile või üritustel. See kõlab nagu kuidagi mõne jaoks halvasti, et käivad sinna jälle siin, seal seminaril ja seal kokkusaamisel, istuvad ja räägivad juttu. Tegelikult sealt need asjad isiklikul tasandil hakkavadki sündima. Ma olin 4-5 aastat tagasi täpselt samasuguse suhtumisega, et miks nad käivad ja miks nad teevad ja miks need õhtused simma ja kas seda kõike on vaja raha raisata. Täna ma saan hoopis teistpidi aru. Et sealt tulebki see inspiratsioon ja nagu Alar ütles, et see inimesed istuvad maha, tunnevad ennast vabalt ja siis ongi, ma ei tea, ma rääkisin Viljandimaa inimestega, Saaremaa inimestega, siis ma rääkisin Harjumaa inimestega ja siis see sama Krabuliküla tuli istusel lõpuks meie lauda. Nii et et see... Ja poole aasta või aasta pärast võib tulla kõne sealt või sinu kõne sinna, mis muudab väga palju või saab midagi asja hakata arendama, eks ole. Alar, kas selle 13 aastaga on seal maapäevadel jututeemad muutunud ka kuhugi poole või need probleemid ja mingid teemapüstitused on ikka samad? Ega päris ausalt öelda, eks nad natukene siia-sinna kõiguvad ka, et on ühtesid teemasid, mis on jätkuvalt, eks ole, et kuda teha ja kuda üritused üldse kestaks ja oleks, eks ole. Siin sama juba tuleb mitmendat korda välja, et kui sul on sõpru ja tuttavaid ja sa oskad seda asja käima litsuda niimoodi, et kõigil on mõnus ja kõik saavad aru, mille pärast asju tehakse, siis why not? Keegi peab ikkagi olema kogu aeg, kes neid käima nügib, eks ole. See on nagu siis selle kogukonna suur õnn, kui see inimene seal on. See vist inimese loomus, sellise inimese iseloom ongi vist selline, et ta seda teeb. Raha eest seda ei tee. Õppida seda võid ju kuskil. Ja ega sa seda ei tee ikka, kui sa ei taha, eks ole. Sina oled siis Siim nüüd ka kõvasti seal toimetanud oma kodukohas. Miks sa seda teed? Ise ka kogu mõtlen, miks ma seda teen. Täpselt nagu Alar ütleb, et kohe lõpetab ära külavanema olemisega ikka. Pidevalt on nii, teed jälle ühe ürituse ära ja siis mõtled, et nüüd tõmban hinge ja siis tuleb mingi uus huvitav mõte ja lööd selle jälle pundiga käima ja
ja tuleb jälle äge asi välja ja tegelikult saad sellest jõudu, kui see asjad ägedasti välja tulevad, et see annab päris palju uut energiat. Aga kus need mõtted tulevad, kas ise mõtled oma peas välja, et mida võiks teha või siis küsid kogukonna käest, et mis me teeme, mis muidugi vahest, mida rohkem rahvas, seda tundub, et mõtetum on küsida, sest et siis neid vastuseid tuleb seinast seina, kuidas need otsused tulevad? Eks suhteliselt palju tulevad ikkagi oma peast, aga tuleb ka nagu samamoodi ühisistumiste käigus, et mida me teeme ja mis järgmiseks teeme ja siis pakutakse erinevaid ideid, võib-olla mõni idee nagu kõnetab ja siis ajapikku mõtled selle peale ja see mõte saab nagu paremaks ja enda peas ja siis vaatadki, et nüüd on aeg ära teha, et sobib praegusesse aega see. Hannes, sinuga polegi saanud veel eriti rääkida. Ma tahtsin ka selle, sa rääkisid küladest ja maapäevadest ja mis iganes. Et mulle väga meeldis see, et te käisite nügimas. Et oli seminar, tegelikult oli tõsine maapäev, nügimine ja et sa ei ütelnud nühkimine. Aga et minul on arvamus, et mis eesmärk on, et võib-olla läks natukese liiga siin laiali asi, et eesmärk on tegelikult maaelu edendamine. Et me ju tegelikult oleme siin kõik maainimesed ja et vaatame, et milline linnastumine ja milline Siim ütles, et raha ei ole tähtis. Tegelikult on raha on tähtis tegemiste jaoks. No, lõpuks on. Aga et raha on liikunud ju tegelikult maalt välja, et nii nagu maapäev, külade ühendus on ju ka siin liider, tegevusgrupid ju tegelikult on ühe eesmärgi pärast väljas on ju, et maaelu areng, mis tähendab ka tasakaalustatud arengut on ju. Et meil on startmata peale, siin mingisugust 70% linnades on meil ikkagi, ka maainimesi. Kas see raha liigub välja siit või see on olemas, aga inimesed ei leia üles? Jaotamine. Riiklik jaotamine, see on tähtis tegelikult on ju, et me praegu et vaata Rita siin on ju, et täna ilmselt juhatuse koosolekul tuleb ka tegelikult Euroopa Liidu järgmise aasta eelarveperioodi vahendite siin arutelu, et riik ju tegelikult on mingisuguse plaani või projekti välja ütelnud on ju, jaotus ei meeldi meile, võib-olla. Me praegu ei tea, sellepärast, et ei ole mõtet spekuleerida, aga ma tahan öelda seda, et maapäev on üks vorm näitamaks, et inimesed maal elavad ja tegutsevad. Ja mis puudutab, see samune ikkagi külade teema ka, et ei ole küll külade ühenduse mees või mis iganes, aga hakkasin mõtlema, et tõepoolest mingil ajahetkel on asi natukese nagu seisku jäänud, et suuresti ikkagi natukese aega tagasi täitsid, tõepoolest nagu küladevad neid samuseid koos olemisi ja võistlemisi ja tegemisi, kihelkonna päevad. Aga et just kihelkonna põhiselt olid need. Praegu on need kuidagi seiskunud. Kui Alar ütleb, et vaata maakonnas midagi ei toimu, meil maakonnas on siin Kuimetsa ja Raikküla kärajad ja mis iganes, et kui tõepoolest huvi ja algatus oleks, et miks mitte see ellu kutsuda. Vastus sinu lihtsalt püstitusele praegu. Kõigepealt peab algatusele, mehega muidu vist täna midagi ei juhtu, et teie olete kenasti maapäeval ja seal on kõik nii-öelda teiesugused koos, kes mõtlevad, kuidas võiks ja tahaks ja siis need, keda seal ei ole, need on kodus. Võib-olla vaatavad televiisorit ja mõtlevad, et midagi, et mis nüüd pakutakse siis umbes, mis tegevust pakutakse, et tundub, et eestvedaja ikkagi on see, kes selle asja üldse käima saab tõmmata ja tundub ka seda, et kui juba keegi eest veab, küll siis ikkagi pigem kogukond järgi tuleb, sest jutt on ju alati selline, et meil siin ei toimu midagi, juba jamana. Tuleb ikka, sellest mina võin näiteks oma 3x3 rannavalle turniiri kohta nii palju küll öelda, et ma ei saagi isegi reklaamida seda enam, et see suust suhu levib info, et see toimub ja 3 korda selle suve jooksul on nüüd toimunud ja iga kord on maksimum võistkondade arv, viimane kord veel tõssime 16-20, ikka on ta ääreni täis ja valgub juba üle maakonna piiride, et tulevad võistkonnad, et nagu sellised sündmused tunduvad, et kui sa seda nagu meeleolukalt suudad teha, siis inimestele meeldib. Jah, aga nagu Hannes ütles, raha on ka kõigeks vaja ja tee kui toreda teemapüstitusega seminar tahes, kus maaelust räägitakse ja meil peaks minema nüüd paremaks ja teeme ikka nii, et läheks kõik hästi, siis selle jaoks ikkagi lõpuks on mingisuguseid rahalisi vahendeid ka vaja. Ehk siis küsimus, mis ma tahtsin küsida, kas on neid vahendeid nagu maaelu edendamise jaoks olemas, aga pole inimesi, kes esiteks teavad, et need olemas on ja teiseks ei tea, kuidas neid kasutada? Jah,
et maaelu edendamiseks on praegu tõepoolest liiderprogramm ellu kutsutud juba aastast 2006 Eestis just. Ja ma arvan, et need vahendid ei ole suugi väikesed olnud, et teised ütleme vahendid läbi programmide, nii ja naa. Et kõvasti on tegelikult ka vajalik, ütleme, kohaliku omavalitsuse vaade, ütleme, asjadele, et ikkagi on räägitud, ütleme, siin aastaid kümneid juba, et delegeerime, ütleme, osad ülesanded kolmandale sektorile, mis tähendabki, ütleme, MTÜ-d, sihtasutused ja aktiivid, ütleme, just maapiirkondades, seda lihtsam on, sellepärast nemad ju teavad, mida on vaja ja kuidas on vaja ja omavahelised kokkulepped ja tegevused on seda paremad. Aga et ülejäänud programmid on tegelikult ju selline nipet-näpet, tahes tahtmata. Et praegu ongi, ütleme, nagu mingisugune ülesanne antud, ma saan aru, kohalikule omavalitsusele, et teie tegelege, on ju, siis on moodustatud, ütleme, omaalgatuslikult külade ühendused, mis õnneks praegu on, ütleme, tõepoolest liidri all, ta saab natukese rohkem, ma arvan, tuge, et see ei tähenda rahastamist, aga kokku olemist, sellepärast, et kõik on ikkagi samune märksõna maaelu. Tahes tahtmata. Ja nüüd me ootame, ütleme, mis tulevik toob. Et kas me panustame siis teistesse valdkondadesse, kui me vaatame siin idanaabrit jällega ja nii edasi on ju, aga et kuidagi ei saa ikkagi ära unustada seda, et inimesed elavad täpselt samamoodi siin ja praegu. Palju teil seda nii-öelda otsustusvõimu siis on, et vaatate, mis tuleb, see tähendab seda, et saate lihtsalt kõrvalt vaadata, mis antakse või saate ise ikkagi seda protsessi juhtida, kuhu need rahad lähevad? Protsessi me juhtida ei saa, kindlasti. Aga toon näiteks, et protsessi võib juhtida tegelik tegevus, kus inimesed, sa tahad kogu aeg tulemust saada, tulemust võib-olla ei saa, aga et on näidatud välja, näidatud meelsust, et me oleme ka olemas. Et see ei ole mingisugune appikarje, aga et samal ajal, et vajaduspõhine tegevus peaks olema, et mingit imet ei ole ju vaja ometigi, me teame, et millised valdkonnad vajavad rohkem, ütleme, vahendeid ja nii edasi. Et see tagasihoidlik vahend on ju mida ja millist meelsust näiteks maapäev näitab ja liider tegevusgruppide endale tegevuste läbi. Et see peaks andma nagu üldse sellise, ütleme, läbiva joone, et mitte, et ei oleks mingisugune tõmblemine, et asi peaks jääma ikkagi samasse raamidesse vähemalt. Täpsustada, et millist tuge siis kogukondadelt nagu omavalitsuselt vaja üldse on või kui üldse on? Milline tugi see peaks olema? On üldse vaja? Eks loomulikult on vaja, et samamoodi need väikeprojektid niinimetatud spordi ja kultuuri ja sotsiaalvaldkonnas, et see on ka väga-väga suur tugi. Mina küll näen, et meie piirkonnale on see väga suur, et kirjutatakse väga palju ja tänu sellele ka tehakse neid üritusi suhteliselt palju, et kui seda ei oleks, kindlasti oleks seda palju vähem, et päris niimoodi, et ma ainult ise teen, et tervele külarahvale või tervele kogukonnale, kus sul on ikkagi 500 pluss inimest, et sa ei jõua lihtsalt teha. Ja teine asi muidugi, mis on suur tugi, mida jälle ka vaja on, et siin ma võin ka välja tuua, et paadisilla rajamine Karitsu järvele, et ütlesime, et jah, meie poolt tuleb paadisild, et kogukond paneb õla alla ja tuttavad sõbrad panevad õla alla, meie teeme paadisilla, aga see bürokraatia, mis seal taga on, siis ma ütlesin kohe, et ma tõstan käed üles, et mina sellega ei jõua tegeleda ja saigi nii vallavanemaga räägitud, volikogu esimehega räägitud ja lükati asjad käima ja sai päris kiiresti bürokraatiast ka üle, et läks küll aega tänu sellele, et mingid teemad on ka vanast Kaiuvallast veel seal üleval, et ei ole üldplaneeringud ja asjad vastu võetud, aga me saame selle koera sabast ka üle ja siis on juba asjad kergemad, et see bürokraatia abi on kindlasti ka väga-väga vajalik. Palju raha taha nagu üldse asju jääb, nagu me teame, siis päris mitu liidri projekti ikkagi on, tegelikult nad on ju sellised üldiselt, et sa pead kõigepealt seal kulutusi ise ära tegema ja siis kui asi on läbi viidud, siis sa saad nagu vahendid tagasi. Kuidas tundub, kas selle taha jääb nagu päris tihti midagi? No ma ei tea, meie piirkonnas vaata selleks ma enne ütlesingi, et tutvused on ka tähtsad, et kui sul on häid tuttavaid inimesi, kes on nõus panustama selle rahaga alguses ise alla ja pärast siis saavad selle raha tagasi, et siis on nagu hästi, aga näiteks oli kuulda Krabuli külas, kus me olime külas Ida-Virumaal, et nemad ütlesid, et nemad liidrist toetust ei taotle, et nende väike küla, vist oli 73 või umbes inimest ja nendel ei ole seda oma osaluse raha, et ja nad sellepärast sealt ei taotlegi. Et see on kindlasti väikestele kogukondadele on väga karm teema, et
aga kas see on see koht, kus omavalitsus saab üldse, või on see võimalik? Just nimelt ongi, et sa küsisid Siim juba vastaspoole, ütleme vastuse ära, aga et tegelemegi näiteks siin küll praegu, et oleks ütleme võimalus ja kindel reegel, kuidas ütleme heale projektile, projekt peab tegelikult ütleme kogu ütleme piirkonna tegevustega haakuma, selleks on olemas arengukavad, tegevuskavad ja mis iganes. Ja vajadus on kõige tähtsam ja kui see vajadus on olemas ja kohalik initsiatiiv tegelikult kirjutab projekti, siis me tegelikult vaatame tõele näkku, neil on vaja oma finantseeringut. Mitte nii, et nad peaksid hakkama ütleme läbi ütleme kolmandate ütleme isikute kuidagi, kas ma saan või mis iganes, ei, ta peab olema lahti kirjutatud ja avalik on ju. Kui ei ole ütleme vajalik projekt, loomulikult, siis teda ei ole vaja. Kui on vajalik projekt, siis ei tohiks olla tõkkeid ja mingit pikka pidu. Et minust oli ka väga äge tähelepanek, et üks väljasõit oli meil paar aastat tagasi siin Ahvenamaale, et seal oli väga ägedalt välja toodud, et ka oma osalus arvestatakse vabatahtliku tööga. Et minust on ka see usaldus nagu kogukonna vastu, et mehed tegid 50 tundi tööd, maksis nii palju, traktorimees tegi nii palju tööd, maksis nii palju ja see saab arvestada nagu oma osaluse alla, et see kogukondlik vabatahtlik töö, et see on ka nagu niisugune ütleme ülevalt poolt siis kogukondade usaldus, mis nagu Eestis võiks seda rohkem olla. Et minule nagu jäi see nagu sellelt nagu väljasõidult jälle meelde, et nagu need ongi sellised väljasõidud, nagu ka enne rääkisime, et käivad ja muljetavad ja on ja võib-olla panevad isegi pidu, nagu küla peal räägitakse, aga tegelikult igalt poolt nagu jääb ikkagi sulle midagi kõrva taha ja sellega sa saadki jälle panustada siis oma kogukonda ja oma maakonda ja võib-olla ka üle-eestiliselt, et need on tähtsad ja seal tuleb käia. Ja see tegelikult sorteerib, ma arvan, sellised paremad projektid juba eos välja, kui sul on vaja kõigepealt ise panustada ja siis pärast, kui kõik on õigesti tehtud, saad ka vahendid, et siis ei hakka igasugu, lihtsalt kirjutama mingid projekte, et teeme, vaatame, äkki saab. Et see juba loob selle olukorra, kus projektil pigem ikkagi on juba mingi väärtus. No mina võin omalt poolt tuua lihtsa näite selle sama oma finantseerimise ja kõigega, et omal ajal me võtsime hullu idee, et teeme külamaja. Aga sul on täpselt samamoodi, et sul peab olema eelnevat raha ja sa pead selle raha alla panema ja siis saad edasi minna. Ja meie kui juhatuse liikmed panime omad majad panti, võtsime pangalaenu ja tegime selle külamaja valmis. Ja oleks kuhugi või ühe naela valasti löönud, poleks vahendeid saanud enam? Ei. Läks hästi. Kõik teevad niimoodi. Taas tahtmata, aga MTÜ-le ju ütleme mingisugust, mingit suurt laenu ei anta, kui sul tegelikult tagatist ei ole, ütleme tõesti panti panna. Ja on nii. Aga mis puudutab, ütleme see vabatahtlik töö, et tegelikult siin ütleme aastat vist kas 10 või midagi tagasi oli see vabatahtlik töö oli ka, ütleme siin nagu öeldakse oma finantseeringu, ütleme üks aluseid ja võimalusi on. See juve, ütleme, bürokraatia, mida Eesti tekitas selle, ütleme, vabatahtliku tööga, kas sa ikka tegid see pool tundi või mis iganes on ju ja kuidas arvestada. Ja ikkagi, ütleme, selline suur hunnik pabereid tuli ära täita ja tõestada on ju, et sa ei olegi kaamel, näed. Kuule, mis selle ikka lõpetuseks, kõigepealt ikkagi sellest ühisprojektist ka, koos tegemise jõud, ehk siis tugevad küla kogukonnad Raplamaal. Selline projekt on, ühisprojekt on liider meetme raames, siis ma ei tea, kas ma nüüd õigesti ütlesin, see on töös see projekt, see on koostöös siis koostöös Raegiga, koostöös Rolliga ja koostöös partnerluskoguga. Oskad Hannes lahti seletada, mis ühisprojekt või mis asi see selline on, mis selle sisu on? No väga ikka ei tea küll, aga et põhimõtteliselt see on täpselt samasugune, ütleme siin maaelu edendamise projekt ja läbi külade erinevate tegevuste ja tegevused võivad, ütleme, tõepoolest ju ometigi alata, ütleme siin koos tehtud, ütleme nüüd nügimistest, seminaridest on ju ja õppereisid on ju ja vaatamine, mida teised teevad ja kohandamine enda asju, kui me midagi head näeme. Et alati ei olegi vaja jalgrattaid leiutada, vaid tegelikult on vaja, ütleme, vaadata, kokku leppida, sellest see ongi hea, et on see, ütleme, kõikide osapoolte projekt ju. Jah, tänapäeval hea sõna on võimestamine minu arust. Maaelu võimestamine. Aga sa pead ikkagi
ennem seda mingisuguse teadmisega sinna kokkusaamisele minema, et sa võid olla punt toredaid mehi või naisi, kes istub laua taga 5 arve, et võt nüüd oleme küll kokku leppinud ja võt see on nüüd küll see õige asi teha. Kogukonna käest pole keegi küsinud. Mis jutt see nüüd on? Eks pigem kipub see olema, et mina ka alati ütlen, et väljasõidul on väga tähtis, kes inimesed sinna valitakse ja kes sinna lähevad, et see on kindlasti üks asi, mille otsa vaadata, et lihtsalt väljasõite teha ja oma naabrimehi ja naabrinaisi kutsuda, et see on küll tore, aga tegelikult me peame võimestama neid aktiivseid ja sädeinimesi, kes panustavad kogukonda oma ajaga ja see aeg on tegelikult väga-väga kallis tänapäeval. Et võetakse pereajast, võetakse tööajast ja võetakse isegi uneajast ja loomulikult sellel inimesel on see väljasõit nagu ühtpidi boonus, aga teistpidi ka see, et ta tuleb värskete ideedega tagasi. Et ma arvan, et see on selle projekti eesmärk. Päris vastust ikka siis, oota, miks sa seda ikkagi teed, kogu seda sellist, no sina oled külavanem, eks ole, sina siis toimetad. Mina teen seda sellepärast, et ma tahan, et mu kogukond oleks elav, aktiivne ja et meie lastel oleks seal tore elada ja meil peredel oleks seal tore elada ja samamoodi ka pensionäri me toetame nii palju kui võimalik, et meie kogukond oleks ühtne. Ja mida tugevam kogukond su ümber, vaata seda turvalisemalt seal ennast tunned. Et sul ei ole hädasti vaja nagu juhtida midagi, vaid sa tahad luua sellise keskkonna, kus sa ise elada tahaksid. Ja siis tuleb järelikult sina oled see, kes on aru saanud, et siis tuleb ise midagi teha. No ja ilma ise tegemist ei juhtu mitte midagi. Ja, nii ta on. Ehk siis, mis ühest kogukonnast teeb siis tugeva kogukonna? Selline filosoofiline küsimus lõpetuseks kõigile. Jah, et minu projektid on suuresti, ütleme, ikkagi seotud juba pika eaga. Et juurus tegelikult sai alustatud kõik kogukonnapäevad, külapäevad ja traditsioonilised kümpid ja jaanikossud ja mis iganes, et need on juba tegelikult kestnud siin 15 ja pluss aastat. Ja ma vaatan, et just Juuru kogukonnapäev, ma tahan loomulikult väga tunnustada Rahvamaja ja Terje Kauri, kes on tõesti koostööpartner väga vali. Et need asjad töötavad. Ja töötavad sel juhul ka siin piirkonnas juurdunud tavad ja traditsioonid. Ja nende hoidmiseks ongi kõige parem siin vahend just maapiirkondade elavdamise vahend, tahes tahtmata. See, et me asju teeme seal mänguväljakuid ja neid on ka tehtud loomulikult. Ja mis kahjus puutub tegelikult, kui ma tegelen siin noortega ja lastega, jällegi samamoodi heade partneritega, siin oli Laanse motocross tiim ja Tähesõitu on ja Kuimetsa siis Kodukant selts on nüüd paar aastat olnud ka kompanjon juba, et hoiame täpselt samamoodi neid tegevusi, hoiame ka siin lastelaagreid, jällegi 11-12 aastat tänu siin liiderprogrammile on tegelikult toimunud need. Et just see pikaajaline vaade on tähtis, on ju. Ja ma arvan, et vaata, et mida teie siin räägite, on ju, tegelikult ongi, need tegevused, seotud sellega, et meil kõigil oleks, mingisugune pikem vaade, milline see maaelu, sa ütlesid elukeskkond, võiks olla. On vaja asju, aga on vaja ka tegevusi. Nii on. Ja neil võiks nagu järjepidevus olla või peakski olema järjepidevus, on ju. Nii, Alar on natuke kauem saanud mõelda nüüd, kui Hannes, ehk siis maapäevast jälle. Mis siis sinu arust teeb kogukonnast ühe tugeva kogukonna? Mis või kes? Ma arvan, et ikka kogukonna enda see suur rühm inimesi või terve see küla, kes panustab ja ei ole nii, et oleks nagu üks ainus, kes peaks tegema, küla liikumise, et siis MTÜ juhatuse liikmed ainult ikkagi tuleb kaasata noori ja minu nagu see põhiidee on, et mida rohkem on noori seal üritustel ja võtavad osa, seda rohkem saab olema ka inimestel tahet ja edasi teha asju, mis on kõigile hea. Et mitte ainult, et juhatuse liikmed peaks seal olema, aga just kaasata rohkem noori ja noored ongi edasiviiv jõud. Siim, mis sa arvad sellest? Filosoofilisest küsimusest. Filosoofiline küsimus tõesti, et eks iga lüli on kogukonnas ülitähtis. Ja loomulikult, et aktiivinimesed
neid ei ole ju alati palju, et nemad nagu läbi ei põleks, et sealt ongi vaja, et iga lüli on tähtis, iga lüli tuleb appi, aitab nii nagu saab ja see kaasamine ja kaasamine. Ja loomulikult lõppkokkuvõttes on ju tähtis, et kõigil sära silmis on, et kui sära enam silmis ei ole, siis laguneb kogukond laiali. Et kõige tähtsam, et hoiame ennast rõõmsana ja sära silmis ja aitame üksteist ja siis oleme tugev kogukond. Jään selle juurde, et ikkagi eestvedaja on see kõige tähtsam inimene. Mul on vähemalt selline tunne jäänud ja siis tuleb kõik sealt juba riburada pidi järgi. Me peame nüüd vastama, et alati valmis. Kuule, mehed, aitäh tulemast ja jõudu tööle. Aitäh. Kuule, aitäh kutsumast.